2019 oli minu jaoks, mis ei ole küll lõppenud veel, aga siiski huvitav aasta. Mul oli 2 esilinastust. Jaanuaris linastus minu ja Minna Hindi koostöös valminud dokfilm Jagada või mitte jagada. Linastus ta Dokpoint Tallinna kavas, see on dokifestival, mis on mulle ka väga südamelähedane festival ja mul oli väga hea meel seda filmi sellel festivali linastada. Ning hiljem oli meil selline meeldiv üllatus. Meie film valiti maailma ühe mainekama dokfilmi festivali programmi Hot Docs Kanadas, Torontos. Aprillis me näitasime oma filmi seal. Ja nägime seda rahvusvahelist taset, nägime erinevusi Ameerika ja Euroopa dokifilmi tegijate osas ning sellel aastal oli veel ka mul teine esilinastus Eesti lood raames. Linastus ka mulle väga südamelähedane teema linna aiandusest, linna põllumajandusest ja film nimega Lasnamäe kõplejad oli Eesti Televisiooni ekraanil. Selle filmi üle ma olen ka rõõmus ja õnnelik, sest ma kohtasin väga toredaid inimesi, sain tunda, et Eestis elavad inimesed on jätkuvalt valmis koos tegutsema, näitama üles nii-öelda kodaniku initsiatiivi ja kasvatama koos taimi, köögivilju linnakeskkonnas. Nii et selle aasta võib küll aktiva poole peale kanda. But I came here about 4 months ago. Every week I let go of more stuff like money. I am living without money. What did you do in London? I had a business, a squash company. So I was coaching and helping people to become better squash players. Ei aita. Mina ei aita kedagi. Mind ei ole elus keegi aitanud. Pool näljas ma elasin, pool näljas. Yeah. Thanks a lot for opening the doors today for the public. I would like to offer you some sweet, which is from the Caffeine coffee shop just around the corner. They are helping some of their community members who don't have a lot to eat with some leftover food. Yeah. Well, it tastes equally as good as if you would have paid for it, or does it? I'm wondering, yeah. I think it actually tastes better. Ah. This side, open up. If I just close my eyes, I take everything out, what is unnecessary, leave everything out that's inside, make rooms for everyone to sit, tea, books. It's a perfect common living room, isn't it? Mm-hmm. And where are we toasting to? What are we toasting to? But yeah, that's the main Tell us. the big thing. Huh? Well, I'm making a toast to sharing. Yeah. Yeah. So I share something with you, you share something with me, and we try to sort of get to see how much we can actually share together. You can share it with me. Share it. I like to see no borders and no states where everyone is just part of the world, where everyone can just share whatever is in the world. Well, this is So you have no states. this is a utopia, right? Hetkeseis kinos on tegelikult päris hea. Filme linastub iga kuu, on esilinastusi, külastatavus on hea, vaatajad leiavad Eesti filmi üles. Samal ajal mulle tundub, et see repertuaar võiks olla mitmekesisem. Teiselt poolt Eesti film on hakanud teenima ka raha
ja seda produtsendid tunnetavad neid võimalusi, et Eesti filmi vaataja on nõus ostma juba päris kalliks läinud kinopileteid ning see on iseenesest nagu positiivne. Teiselt poolt tõepoolest loodetavasti leidub tegijatel teemasid, mis võib-olla ei pruugi huvitada enamust eestlastest või eestimaalaste vaatajaskonnast, aga ta pakub võib-olla rohkem kunstilist sissevaadet visuaalkunstile. Et sellest võib-olla jääb natukene Eesti filmis viimasel aastal vajaka. Ma arvan, et ma teen selles elus veel mõne filmi, aga paralleelselt ma üritan ennast ka siis, kui vähegi võimalik, realiseerida mõnes muus valdkonnas. Et filmi tegemine kui selline ja filmiga tegelemine kui selline ei jääks ainukeseks enda realiseerimise väljundiks.